Mul on au esitleda Viljar Visselit, kes on muinsuskaitse, konserveerimise ja kultuuripärandi vallas ja muuseumide vallas tegutsenud aastakümneid. Jah, sadu. Sünnisad. Ja kes on õnnelikult hoidnud koos hobi ja töö. Tõsi. Ja sa oled mitmete seltside liige ja juhatuses, sealhulgas ICOMOS Eesti ja sealhulgas Balti-Saksa selts, muinsuskaitse selts. Ja paljud teised. Jah, palun. Just. Nii, tervist. Eks pärandi valdkonnas nii palju tööd teha ja isegi see põhjuseks, et ma siin esinen, ma ei oska ei öelda ju. Et kui Ave ütles, et tule räägi mõisate hiilgusest ja hääbumisest, siis ma ütlesin ju kohe jaa. Täna siis ma püüan pildi keeles teile selgeks teha, mis asi tegelikult oli mõisate hiilgus. Et me täna, nagu mulle väga meeldis ka see parkide ettekanne ja lahti mõtestamine, et mida see nii-öelda jääk või jäänus, mis meieni on jõudnud, et mis see annab meile või kuidas me seda loeme, kuidas me seda tõlgime ja kuhu me selle informatsiooniga läheme. Et täpselt sama asi on ka mõisate peahoonetega ja interjööridega, et interjöörid on mu suur kirg, aga ma lihtsalt ei näita käega, et see on tool ja see on laud ja siis kirjeldan natuke lahti, aga ma pigem üritan inimese ja selle eseme siduda uuesti tagasi kokku. Ja täna me siis hakkame pihta. Kuna me oleme Hiiu Suuremõisas, siis on au asi on kohe hakata rääkima Hiiu Suuremõisast esimese asjana. Ja see mõisa pea on eriti nagu puljongi kuubik, siin on kõik olemas. See annab ainult maitset juurde, kui sa seda lisad kõikidele emotsioonidele. Ja siin on, mul oli ka tore rõõm olla siin selles kambas, kui EKA siin konserveeris ja uuris, et siis sai ka neid tapeete vaadatud, mis siin on, pärast me teeme ringkäigu. Mul on hoone mälu on isegi täitsa alles veel, et kus mis asus. Et siis ma näitan teile neid esemeid. Aga siin mõisas siis on selles mõttes vedanud, et siin on säilinud kõige rohkem seda originaalmööblit. Teine mõis, kus Eestis on säilinud originaalmööblit, on tegelikkuses ju Alatskivi, aga see on toodud Ostpreussisse Landesmuseumist tagasi, mis enamus on muidugi Palmse mõisas meie käes, aga Alatskivil on ka väga hea selline kollektsioon. Ja Hiiu Suuremõisa, võib-olla sellepärast on seda palju säilinud, et see on saar ja siit ei saanud minema. Et lihtsalt praam ei läinud sellel hetkel, kui taheti kappi või lauda viia. Ungar-Sternbergide perekond on olnud kõige pikemat aega siis siin nii-öelda valitsejateks ja siia on lisandunud kogu aeg selliseid kihistusi ja õnneks on, selle kohta öeldakse, et vaesus konserveerib, kuigi nende kohta vaene öelda on täielik brutaalsus, et nad olid ikkagi väga jõukad. Aga siin on ladestunud see kõik üksteise otsa, et nad on nagu minevikku väärtustades, minevikku presenteerinud koos sellega, mis oli parajasti moes. Et see on hästi-hästi selline huvitav kooslus. Peahoone on siis väga kergelt ümber ehitatud ainult, kuigi Evald von Ungar-Sternberg, kui ta lasi ehitada Tallinnasse oma linnaresidentsi, siis tegelikkuses telliti ka sellele majale ju uus projekt. Õnneks seda ei tehtud, seepärast on üks paremini säilinud barokkhooneid meil. Ma olen otsinud igasuguseid vanu fotosid ka sellest majast, ega rohkemat ei ole, kui parajasti käes on, et Herderi instituudist oleme saanud kõige paremaid. Ja siin te näete nüüd ühte kihistust, mis on, kui Evald tõsteti graafiseisusesse 1874, siis ta lasi teha siin, toona nimetati seda remondiks, ta lasi teha remonti, et see oleks veel väärikam selline mõnus maaresidents. Ja siin te näete ühte sellist väikest ebakõla ka, et on olemas inimeste maitsed, mis dikteerivad ka interjööride ja elukeskkonna kujunemist. Neile meeldis, et see baluster meenutab fontääni ja see pandi lihtsalt tagurpidi, kuna niimoodi on ilus. Et tegelikkuses kõik teised panid ju selle teisipidi. Ja siis siin on üks
ergonoomiliselt täiesti lubamatu pink, mis on Hiiumaa muuseumis alles isegi täna, et see asus siin esikus siis selles trepihallis. Ja kui te vaatate ka moodsust, täna me üritame lisada ja sisustada enda keskkondasid ja kasutame sõna ajastutruu. Ma põlgan südamest seda sõna, sellepärast, et siis peaks olema ka ajastutruudusetus. Et ei ole olemas ajastutruudust. Et kui te vaatate seda valgustit, et nad ei hakanud isegi mõtlema selle peale, et siin peaks olema luksuslik uhke lühter, seepärast fookus oli valgusel. Inimene ju kulges mööda elukeskkonda täpselt seda rada pidi, kust kohast valgus liikus. Tikiti sellest toast, kus parajasti aknast langes õige valgus õigel nii-öelda kellaajal ja loeti siis jälle teises kohas, et see kulgemine käiski niimoodi, aga siis kui elektrifitseerimine oli, siis tulidki sellised tagasihoidlikud nupud lakke lihtsalt. Integreerimisse on siin lisatud ka, kui te näete, siis varajasema perioodi sellist stiilikaunit mööblit, rokokootoolid, klassitsistlik laud, need on lihtsalt värvitud selle ruumi jaoks, kuhu nad hiljem mõeldi. Et kogu see ladestus paigutati siis täpselt sinna, kuhu siis kellelgi maitse seda dikteeris. Ja graafiseisuses tõstmine muidugi edvistamine oli keelatud. Inimene pidi lihtsalt tegelikkuses presenteerima iseenda tähtsust ja oma positsiooni läbi selle keskkonna, kus ta elas ja kus ta töötas. Ja kuna Evald oli ka ordumeister, siis lasti alumises ruumis, kus praegu on söögituba, lasti 2 ruumi kokku panna ja sellest tekkis johanniitide orduvendade saal ka ühtlasi. Samas võib ka leida, see on nüüd Hiiumaa muuseumis see tool, 2 tükki on Pühalepa kirikus ka. Eestlane on hästi praktiline, ta vaatab, et rist on peal, need on ju kirikutoolid, paneme kirikusse, siis on asi on selge. Aga tegelikult on see orduvendade söögilauatool. Siin te näete ka natukene ühte sellist nii-öelda laua katmise vormi, et kui laud on katmata, ei ole toolid kunagi laua taga. Et siis nad hiilivad ilusasti mööda seinaääri, et oleks vaba liikumine. Elukeskkond, me käime nendes ruumides ka, siis ma tuletan meelde, et siin te näetegi nüüd seda, me vaatame esmapilgul, et see on nagu ladestus. Aga tegelikkuses muudabki luksuslikuks just selle keskkonna see mõte. Igal asjal oli konkreetne funktsioon. Iga töö jaoks oli konkreetne saareke, kus tehti mingisugust konkreetset asja. Siin on organiseeritud minestamise diivan, eks ole, akna juures. Siin saab niimoodi uinuda vahepeal päevavoodis. Kirjutuslaud, kõik pildid, iga asi tähendab midagi. Ja reeglina läbi aastakümnete, võib-olla mõnes kohas isegi läbi aastasadade, on väga kindlates asukohtades kogu aeg asjad, sest et nii on kogu aeg olnud. Ja nii on kogu aeg olnud kombeks. Et siin te näete siis seda tapetseerimise aegset vaadet. Mulle meeldis selle kerge selline Hiiu huumor. Tapetseerimise alla pandi makulatuuriks Saarte Hääl. Et võeti Kõrvalsaare ajaleht. Ja Unger Sternbergid abiellusid Risti Põiki Stakkelbergidega kogu aeg. Tema kaunis abikaasa Adele oli sünnijärgi Stakkelberg ja Lõuna-Eestist pärit. Siis siin on nüüd näha see sama ruum kergelt teises vaates ja selles ruumis asub üks väike objekt, mis on lillelaud, mis asub täna Pühalepa kirikus. Praktiline Eesti inimene paneb iga asja funktsiooni. See on riiklik kunstimälestis ja see on ristimisvaagen. Et talulapsed ristitakse lillepotis tänapäeval nüüd, et see on selline jälle vana nii-öelda muidu kasutu asja, uus funktsioon, mis on võetud niimoodi igapäevasesse tarbimisse. Ja siis edevust kui palju, ma näitan teile ende linnakodu ka. Absoluutselt, kui tiitel muutus, dekoreeris Evald kõik võimalikud kohad uue vapiga.
seepärast, et varasem vapp on neil lihtsalt ju liiliad ja või need tähed ja siis lisandusid need mantlit hoidvad lõvid ja siis graafikroon, et see on rohkemate pärlitega. Siin on nende linnakodu, mis on ekslikult paigutatud sinna, kus on akadeemikute maja, tegelikkuses ta on hoopis teisel Toompea nõlval ja siin te tunnete juba ära ka Otto von Ungar-Sternbergi ja teisel pool, vaadake, see on üks vihjeid täis koht, et see ei ole lihtsalt 3 tooli diivan ja muidugi graafikrooniga kamin ja širm, eks ole veel. See on mugavus ja ülekuulamine. Siin istub eakam pereema või pereisa ja noored külalised tulevad külla ja siis hakatakse diskuteerima, hakatakse küsima, hakatakse uurima. Et isegi mööbli asukoht vihjab ära sellele, mismoodi peab elama selles majas ja mis on sinu ülesanne. Siis hääbumine hakkas ju umsiidlungi perioodil, kui mindi Saksamaale, et siin te näete ühte parimat sellist vaikivat pilti. Siin on meil Peeter Ludwig, tema teine abikaasa, siin on sünnijärgne von der Pahlen, Magdalena von Ungar-Sternberg, kes oli Otto abikaasa Evald, Adele ja siis loomulikult Ebba, et kellest te näete väljas ka siin ühte värvitrükki sellest samast maalist. Aga siin on see vihje, kui hakati minema, neil kõigil olid nimed, nad kõik jutustasid, missugune uhke elu on olnud mõisas, missugune väärikas perekond meil on olnud. Aga kui mindi, siis oli ju komisjon, kes keelas välja 5 asju ja siis nimekirjadesse liikusid nad kõik ühe mehe pilt, naise pilt, uhke kleidiga naise pilt ja sealt maalt hakkas minema ära see informatsioon. Et meil on isegi meie fotokogudes on lihtsalt lõputu jada teemat tundmatu aadlidaami portree. Neil kõigil on nimi ja selle nime taga on väga suur lugu. Et see hääbumise märk hakkas juba sellisest hetkest. Ja maja ise on Toomrüütli 12, et ma mingisugusel kummalisel kokkulangevusel leidsin selle maja projekti, kui sinna tehti müügiks mingit korterit ja siis ma vaatasin, et see klapib ruumijaotuselt täiesti ideaalselt. Nüüd, kust saadi see väärikus ja see koolitus ja kõik see, mismoodi see elu käib ja kust traditsioonid tulid. See oli ju Vinni Stifti mõis, kus siis noored aadlipreilid, ka vaesunud aadlipreilid õppisid. No, muidugi sarnasus on hämmastav, eks ole, praeguse olukorraga. Ja siis, mis oli ju aadlipreilide põhitegevus? Tikimine, maalimine, kaugusesse vaatamine, peavalutamine. Et see kõik käis alati programmi juurde. Ja siis seal ühe foto järgi klaveri pingi ees on siis üks preilidest maalinud sellise akvarelli, mis on Virumaa muuseumite kollektsioonis praegu. Reepinderi majas on ta väljas ka. Ja siit on siis see sama vaade, see võte, aga see kõik on ju mälestus. Sa annad sellega kõik edasi, et mida mulle õpetati. See on praeguse seisuga tundub selline anonüümne tühi keskkond, aga see sisaldab mälestusi, mis meil siin toimus, kellega me suhtlesime, sealt tekkisid võrgustikud ja tekkis ka loomulikult see, et abieluealisus tuli ja siis tuli ju uus elutsükkel käsile. Raamatukogu samast mõisast, aga siin ongi näha need vaated, et kui me vaatame neid keskkondi, kus toimus elu ja seda keskkonda, kus toimus õpe, et see kliinilisus on hoopis teistsugune, et ta on kuidagi selline anonüümsem. Nüüd käime korra Essu mõisas, mis on ka hämmastavalt sarnase välimusega minevikus ja tulevikus. Essu on Lääne-Virumaal meil Rakvere lähedal üks väga tore koht, aga tore koht selles, et nagu sa rääkisid ka, et kui ma vaatan seda mingisugust varet ja vaatan vana pilti, et ei kuva silma ette. Et kellel on selline natukene keerukama ehitusega mälusilm, siis see võib-olla isegi saab kätte. Ja siin te näete täpselt samamoodi. Tuli kunstpäeva piltniku härra, põhjused on alati olemas. Põhjus on jälle see, et kellelegi saata mälestuseks, et meil midagi toimus, kirjeldused on piltidega kaasas käinud. Ja siin te näete, baroness on natukene edev ka, siis ta on ise sinna pildi peale roninud 3. tuppa, et
et jääks näha ka miskit. Ja siis tegevused. Kuidas seda nii-öelda elu suurust ja seltskondlikku läbikäimist ja seda kõike, mismoodi seda edasi anda järgmise visiidi või järgmise külastuse ajal, selleks kasutati sellist toredat asja nagu külaliste raamat. Siin pildi peal on ta ilusasti näha. Ma näitan teda teil lähemalt ka. Siin on laudlina, Sametist laudlina või siis Kalevist laudlina. Teile tuli külaline, sa andsid tekstiilikriidi, ta kirjutas sinna elegantselt oma signatuuri ja siis selle perenaine tikkis seda samal ajal, kui ta küsitles külalist. Lihtsalt küsitles. Tegevus, väike tegevus ja siis, aga kuidas temal läheb? Seepärast, et seal olid ju teised nimed kõrval. Olete te midagi kuulnud, mis baroness von see ja see teeb? Et klatš ei olnud ka viisakas ju. Aga siis tuli see kuidagi nagu viia sinna. Siis üks Caroline Emilie von Essen, sünnijärgne von Kaulbars. Kui ma temast räägin, siis ma alati ütlen, et ta on mu elu armastus, seepärast, et temast on 3 väga toredat fotot interjööris. Ja siis ma armastan ka alati öelda, et ta oli professionaalne lesk, seepärast, et ta sündis 1810 ja 50-ndatel juba tema abikaasa Karl lahkus siit ilmast, kes oli kalvimõisnik. Ja siin ma natuke siis kulgen. Siin näete läbi aastate, see on parim fotosüüdistus üldse traditsiooni püsimisest. Foto varajane, foto järgmine ja siis tuleb foto 3. ka. Mul on siin vahele pikitud ka väikseid selliseid vinjette, mis jälle tõstatavad esile igasuguseid vestlusi ja küsimisi. Siin on veel mõned sellised näited sellest laudlinast ka. Ja siis üks Rakvere pilt jälle samamoodi sellest laudlinast, pluss on Tallinna lähedalt üks selline laudlina. Ja siin on see Rakvere oma, von Volde. Ja vaadake, kes siin on. Külas on käinud legendaarne, skandaalne Muura Benkendorf. Ja kui keegi sinna kõrvale miskit tikkis, siis see juba tekitas sellist elevust, et milline prestiižne külaline teil on siin käinud. Ja siin on pikali see laud, seepärast, et poisid mängisid malet ja ei suutnud malemängu korralikult lõpetada ja siis isa teeb esimest selfit siin, see pikk juhe on siis peegelkaamera juhe, et saaks teha pildi. Et see on niisugune hästi tore lavastus. Ja siin on üks Ostpreussische Landesmuseumi väikene. Siin on muidugi neid kuulsaid nimesid rohkem, et siin on Stackelbergid ja kõik rivis. Ja siis on see pilt, eks ole, ja nüüd tuleb 3. pilt ka. Muutunud on ainult ühe kuju asukoht sellel fotol läbi aastakümnete. Seepärast, et kogu aeg oli tädil niimoodi kombeks. See kõik oli hästi selline selgepiiriline ja kindel. Ja siin mõned asjad, siin on noored ja kaunid. Ja siis mõned asjad lähemalt ka, et mis on siin korteris olnud. Ja siis ma näitan teile siit ühte toredat asja. Mis see on? Etažeer väikeste nipsasjakestega. See ei ole lihtsalt niisama ese. Et kui me täna dekoreerime, kas või mõisa peahoonet või me üritame lavastada seda minevikku, siis me lihtsalt vaatame asjad, mis meile meeldivad, aga meil ei ole seost. Aga sellega on inimesel seos. Mäletad, kui ma Roomas käisin? Mäletad, ma käisin Egiptuses, võtab jälle suveniiri, oi, te olete seal käinud. Ja siis tulevad lood, tulevad legendid. Ja sama teema on näiteks laua peal olevate portselankujukestega, et see on ka keskustelu algus. Vaadake, milline imeline pits, broderii, vaadake, milline suurepärane soeng ja siis hakkad küsima jälle kellegi kohta. Täpselt sama asi ühe Tartu korteriga. Et esemed on täiesti osati alles, aga see olulisus nendel asjadel, see kõik tähendab midagi inimesele. Ja see on von Scheidlitzi korter Tartus. Ma näitan teile niimoodi jooksvalt siia, sest mul on hästi palju slaide, aga mul on hästi vähe aega. Ja need esemed on sellest samast korterist, aga kujutage ette, nad on maha jäetud korterist kogutud Eesti Rahva Muuseumis ja Kunstimuuseumis.
isegi toolid on Baierimaal alles, siin kahel pool diivanit. Ja Seidlitz lahkus, korter jäeti kellegi hoolde, muuseum kogus need asjad ära. Ja kui Saksa okupatsiooni ajal tuli Seidlitz Tartusse tagasi, ta läks silmalt muuseumisse ja ütles, kus mu asjad on. Seepärast, et muuseumisse olid just viidud need asjad, millel olid legendid, sellised, mis oli talle väga tähtis. Aga muuseumitöötaja lihtsalt ajas huuled prunti ja ütles, ei saa tagasi. Ja kirjavahetus on isegi selle kohta alles. Muidugi tänu sellele me saame neid täna näha, et muidu nad oleks Saksamaal ja võib-olla juba kusagil oksjonil. Siis Sagadi. Vaadake seda härra kabinetti. Siin on elu sees. Siin on kirjutatud, siin on diskuteeritud, tehtud äri, tehtud kõike. Täna on ta lavastatud peaaegu sarnaselt, aga see laud on meile kohalooliselt hästi oluline, seepärast, et see on Rakvere Tislermeistri käest tellitud laud ilmselgesti. Kuna Rebinder tellis endale sarnast, et siis see tehniline käekiri annab meile aimu, et meil oli väga palju meistreid, seal väga oskuslikke meistreid. Ja täna on ta tehtud selliselt, et ta meenutab peaaegu seda sama keskkonda, aga siin ei ole seda elu enam sees, et siin on lihtsalt sobilikud, ilusad asjad. Ja kui von Fockid käisid kunagi Eestis ja Sagadis, siis nad suurmeister Leila Bertelpoel olevat lihtsalt öelnud, et kui te arvate, et me niimoodi elasime, siis las see jäägu teile selliseks, arvake. Tegelikult oli kõik hoopis teistmoodi. Ja sealt peegeldub jälle see tähtsus, see keskkond, kus sa kasvad, kus sa elad, kus sa oled, et sul on iga seina peal, iga laua peal on suur minevik. Ja see hääbumise periood, kui hakati minema ja kui hakati müüma, tulid need mõisaoksjonid, see kõik muutus anonüümseks. Täna me kujutame neid vanu asju, näiteks vanaema saadud või, aga tegelikkuses ta tuli mõisaoksjonit, kus oli hoopis pikem lugu taga, aga seda lugu ei müünud keegi kaasa. Et sinna täna enam niimoodi ei jõua. Siin ma näitan seda kappi teile, mis on Toompea lossist pärit sinna pandud, ta on miskipärast on ta tagurpidi põrandal ja pool kappi on puudu. Aga ajab asja ära. Uksed käivad ja riiulid on sees ja siis näete selline keskkond. Mõisnikel, täna me leiamegi kirikust, leiame ka sellepärast, et väga palju selliseid asju, et mõisa pererahvas istus ju mugaval toolil, mitte laudpingil, et tal ei olnud ju absoluutselt üldse võimalik isegi palvust nautida, kui ta ei olnud lasknud tuua paar tugitooli endale kuulunud peahoonest. Ja tänu sellele me käärkambritest leiame siiamaani neid selliseid toredaid toole, et need on Esku kabelisse viidud Fokkide toolid. Samamoodi Ilumäel on Paalenite toolid. Proua Paalen viimane lasi viia ühe tugitooli isegi oma vana amme juurde koju, et kui ta tema juures käis jutustama, siis ta tahtis istuda mugaval samettoolil. Ja siin on natuke Sagadit veel. Ja nüüd Palmse ja need oksjonid, mis on selle hääbumise suurim märk, mis muutis asjad anonüümseks. Loomulikult palju ka kingiti, aga müüdi. Ja Palmses näiteks väidetavalt on olnud oksjon. Ükski dokument ei ütle, et Palmse mõisas on midagi müüdud, seepärast, et Paalenid lahkusid 17. aastal, võtsid enamus asju kaasa ja osad asjad jäid siis hoiule viinavabrikandi kätte. Ja aga ilmselt, kui Kaitseliit tuli sinna sisse, siis anti käsk, et plats puhtaks. Ja meil oli üleskutse, et andke meile infot ja fotosid või võite ka mõne eseme anda, kui raatsite. Ja meile tuli päris palju igasugust infot, pluss me saime ka. Käsmust üks noorsand ütles, et neil on legendi järgi Palmsest üks diivan, mille praktiline kapteni villa omanik oli saaginud tükkideks, seepärast sellest oli vaja voodi teha. Et oli käetoed ära saetud ja seljatugi, aga me lasime ta nüüd korda teha, ta on meil museaal ja ta on Palmses väljas. Ja see on jälle see, meie mõisa kõige suurem selline väärtus on selles, et meil on infot metsikult. Mõnest mõisast ei ole kriipsu ka, mitte musta tähte kuskil kirjas. Aga meil on isegi nimekirjad, kes tellis, Hans tellis sellist mööblit sinna tuppa, tellis neid esemeid, kui palju maksis, 300 rubla maksis prouale kingitava salli hind ja teeni aasta palk oli rubla hind.
et 300 aasta pärast oleks teenija saanud endale sellise uhke salli. Et need vahed on väga suured ja siis see esivanemate galerii jaoks tehtud diivan on siis ka täiesti üles loetud ja erakogudes on neid asju veel, et see on Tallinnas ühe proua käes. Ja neid on alati paarik, need on demilüünkapid ja meil on teada nimekirja järgi, et need on olnud ja see on legendi järgi Palmsest. Et need niimoodi riburada tuleb kokku. Ja see on nüüd see, miks see Hiiu Suuremõisa võib aplodeerida ja olla õnnelik, et asju on piisavalt, mis toetavad seda keskkonda oma päris lugudega. Mõnes keskkonnas on ka muidugi alles selliseid jäänuseid, mis on jälle ühe suure lossi õnnetus, sihuke hääbumine. Osa nendest dekoordetailidest on õnneks Eesti Kunstiakadeemias hoiul, aga osa on seal ikkagi niimoodi pilla-palla laiali, et need võivad täiesti mingisugusel eluhetkel kaduda. Teematubasid armastati väga. Ma imestan, et siin ei olnud sellist teematuba, et kas hiinapärane tuba või mingi Maroko teematuba, et need olid ka sellised hinnatud, aga see tähendas, et sa jälle kuidagi, ta oli muidugi ka moes, aga kui sa kogusid neid esemeid, see tuli kõik reisidelt kaasa ja iga selline ruum andis veel rohkem seda elamust. Et missugune luksuse suurus see au oli, et keegi ei uhkustanud oma asjade hulgaga või esemetega, vaid just see, mida see edasi annab külalistele. Ja nüüd korraks lähme, palju ma olen üle läinud? Ei ole, okei. Korraks lähme ühte väga olulisse teemasse. Mulle meeldis ühe sakslase lause kunagi ütles, et huvitav, et kui meil on sugupuu on baltlastel, miks eestlastel on suguvõsa? Et millal sellest võsast puu välja kasvab? Miks te niimoodi teete? Aga siis jah, et stambaum, sugupuu, see on üks number üks asi, mida siis põhimõtteliselt peaaegu, Evald presenteeris seda siin ukse kohal ja ilmselt veel kuskil erinevates kohtades. Aga teda presenteeriti tihti spetsiaalselt mingis saalis. Ma nüüd ei tea, eks ole, see on üks saal, siin all on teine saal, siin võis ka olla esivanemate galerii, sest et Maaleju oli siin ka absoluutselt igal pool. Või oli söögisaalis või? Ja see on selline konkreetne teema, mis on seotud ka sellega, et isegi selle sisustamine andis kätte informatsiooni, kui vana see Aadli perekond on. Et kui sind aadeldati näiteks renessansi perioodil või kuninganna Kristiina perioodil, siis pandi sinna kas neokootika, neorenessans stiilis mööbel sisse ja ta kujundatigi juba sellesse perioodi, et need juured lähevad nii kaugele. Siin on näiteks Alatskivi esivanemate galerii ja loomulikult au kohal on siis von Münnich, suur ja uhke esiisa, see on praegu ka Saksamaal, et kogu Alatskivi kraam läks ka sinna. Nad võtsid kõik kaasa, kuni seinatapeedini, kõik võeti maha. Ja nüüd nad Pööringi lossist, kus need kaks vanaprouad otsustasid, et müüvad ära, siis nad müüsid oksjonil kõik asjad sinna Ida-Preisi muuseumisse. Ja siin on näha siis päris elus ka need toolid. Ja siin taga on ka Alatskivi asju, aga see põder ei ole ainult Alatskivilt, et see on kohalik sakslane. Teine hästi kõnekas selline juba ette planeeritud ja kavatsetud joonis on Keilajoa lossi oma, kus siis Benkendorf lasi arhitekt Stackenschneideril joonistada imeilusa maamõisa ja kuna sellel perioodil ta valmisid 1821, sellel perioodil ei olnud sisearhitekti, vaid arhitekt tegi ka sisearhitekti tööd. Sisearhitekt kui amet ilmus märksa hiljem. Ja siia on sisse joonistatud siis esivanemate galeriisse sellised barokse hõnguga toolid, aga tal on juba maikult tuleb juba sisse sellist 19. sajandi algust, seepärast, et seal on kujunduskeeles kasutatud ära äsja leitud Pompeii ja Herculaneumi selliseid ornamendikeelt. Ja need toolid ise, seda saate ka Rakveres vaadata, kui tahate, meil on üks isegi väljas Mustpeade tooli kõrval. Ja see tool on konkreetselt siis tellitudki selle eesmärgiga, et näidata meie aadeldamise perioodi algust ja plekile maalitud vapid siis liideti sinna hiljem, sinna seljatoe ja aluse külge.
ja ma ei tea, mis sellel Benkendorfil oli, et kas tõesti keegi ei uskunud, et ta on ikkagi väärikas aadel, et ma ei ole kuskil näinud oma elus nii palju ühe perekonna vappe kui Keila-Joal. Seal on iga akna, ukse, igal pool, samba küljes, igal pool on vapid. Et nii kui sa ümber keerad, on jälle 3 roosi vaatavad vastu. See mõis on näiteks väga rikas ühe väikese mõnusa detaili poolest. Eestis on kõige rohkem salauksi on selles mõisas. Siin on kogu aeg on hiilitud ringi kuskilt niimoodi, et kedagi poleks näha. Aga salaukse funktsioon ei ole alati peita või põgeneda ja see tunnelilegendid on ka toredad, et Rakveres väidetavalt läheb Rakvere linnusest, läheb tunnel Toolsesse. No annab marssida, ütleme. Ja mis sul sinna vaja oli minna? Ja teine koht, kus alati legendid räägivad, et mõisast läks Kabelimäele, läks tunnel. Kohe surnuaeda põgeneda. Tooli võrdlus siis Mustpeade omaga on siin. Ja näete, kui peenelt on joonistatud sisse ja taastatud on muidugi see hästi kvaliteetselt ja rekonstrueeritud seal interjöörid, aga siis mööblit sinna on võetud sellist uut koopiat ühe Inglismaa lossi näitel. Ja siis siin te näete, Keila-Joal oli, ma ei ole leidnud kusagilt mujalt, et Keila-Joal oli ka selline relvakollektsioon, keisril oli ka, see on talvepaleest ja see on jälle reisid, militaar, mis sulle meeldis, kui suur sõjamees sa võisid olla, kellega sa olid kokku puutunud. Ja sellest räägib ka Koonu. Ma näitan teile Koonu mõisat, seda enam ei ole isegi seda olemas. Koonu mõisas Karl von Dehn oli Aleksander II perioodil kõrge armee tegelane. Ja see on siuke, kui te vaatate seda pilti, see oli hästi mehelik ruum või hästi maskuliinne ja kindlasti sellist sigari ja kirsahaisu ja kõike on siin, et see toetab kogu seda legendi, aga see on juba ohtlik tuba. Nii kui sa siia sattusid, kohe sa kuulsid jälle kõiki lugusid sõjakäikudest, kõikidest haavamistest, kõikidest lahingutest, kellega kokku puututi. Et siin on Karli enda portree on siin üleval, Aleksander II on siin all, siis on Polguston portree ja siis loomulikult epauletid, kõik võimalikud mõõgad. Ja seal te näete ka Nikolai esimest, eks ole, kes oli eelmine keiser ja siis muidugi suurt traagikat Aleksander II surivoodi joonistus. Aleksander II oli ju väga lugupeetud ja väga hinnatud innovaatiline keiser Venemaal ja õukonnas oli näiteks niimoodi, et kui ta pommirünnakus tõllale sai ta haavata surmavalt, ta viidi lossi ja siis teenijad jooksid veriste pesukaussidega mööda ja õukondlased kassid oma taskurätte sinna sisse, kirjutasid pärast sinna nurka ja sellest jäi mälestus kõige kallimast keisrist üldse ja neid kingiti. Et kõigest tehti legend. Ja siis Piira, mõis, mida ka enam ei ole, Carl Timoleon von Neffi selline tore elupaik. Piira mõisal ja Muuga mõisal on ka täiesti olemas selline väga tihe legend. Carl Timoleon tahtis teha oma kollektsioonile raamistiku ja sellest Muugast tehtigi. See ei ole üldse elamiseks mõeldudki mitte kunagi, vaid ta paigutas kõik oma teosed, oma kogud, kõik asjad sinna, aga elas ta Piiral ja tema järglased armastasid tema tegevust ja kõike seda väga ja Piirale kujundati tema muuseum, tema järglaste poolt. Et jälle seda legendi ja kõike rääkida. Ja siin te näete 3 pilti järjest, see on nüüd finiš, kus te näete, kui kallis oli see keskkond, mida armastati just sellepärast, et su juured on selles keskkonnas kogu aeg olnud. Haigevoodis, veel haigemas voodis ja läinud. Ja see ongi lõpp, aga mitte mälestuste, legendide ja perekonna au lõpp. Kõik kestab. See on üks baroness Viljandimaalt. Aitäh!